Maailmas on praegu käsil kohutav looduskatastroof, liikide massiline väljasuremine. Aga midagi samasugust on toimumas ka keeltega. Meie planeedil kõneldakse kokku umbkaudu 7000 keelt. Ühest küljest on olemas suurkeeled, mida räägib tohutult palju inimesi. Hiina ehk mandariini keel, emakeelseid kõnelejaid 1 miljard, hispaania keel 480 miljonit, inglise keel 400 miljonit ja kui võtta kõik inimesed, kes inglise keelt oskavad, siis 1,5 miljardit. Teisel pool on aga enamik maailma keeli. Neid räägivad vaid tuhanded, sajad või veelgi vähem inimesi. Peaaegu pooled maailma keeltest on väljasuremisohus. Mis sina arvad, kummal poolel on Eesti? Arenev suurkeel või väike väljasuremisohus keel? Ja keeleteadlaste väitel on õige vastus suurkeel. Kuidas nii? Eesti keelt kõneleb ju ainult 1 miljon inimest. No vaatamegi selles videos, kuidas on eesti keele olukord võrreldes teiste keeltega ning kas tõesti võime pidada end suurkeele kõnelejateks. Eestlased ise kipuvad olema kõigis asjades enda vastu päris nõudlikud ja isegi kriitilised. Nii et ka oma keele kohta mõtleme sageli, et see on nii pisike keel, seda peaaegu ei räägigi keegi. See on meie oma salakeel, mida maailmas mõistab ainult 1 miljon rahvuskaaslast. Kuid kas 1 miljon on vaid 1 miljon või hoopis lausa 1 miljon? Mida ütlevad meile arvud? 95% maailma keeltest on vähem kõnelejaid kui eesti keelel. Keskmiselt räägib ühte keelt maailmas ainult 10 000 inimest. Seega eesti keel on 100 korda suurem kui keskmiselt mis tahes muu keel maailmas. Ehk siis puhtalt arvude poolest on 1 miljoni rääkijaga eesti keel päris suur keel. Mis puutub sellest, et kas eesti keelt ohustab väljasuremine? No, keeleteadlaste arvates on eesti keel selle vastu päris hästi kindlustatud. Millest see avaldub? No alustuseks eesti keelel on oma riik, Eesti Vabariik, kus eesti keel on ainus riigikeel. Vähe sellest, Eesti Vabariigi põhiseaduse kõige tähtsam osa räägib sellest, et see riik peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Mis sa arvad, kui palju on keeli, millel on oma riik? Otseselt sellist loetelu pole olemas, aga see arv peaks jääma kuhugi 100 ja 150 vahele. Muuseas, eesti keel on peaaegu kõige väiksema kõnelejaskonnaga keel, mille kõnelejatel on õnnestunud luua oma riik. Väiksem on ainult Island, aga nemad on saare peal, mis seal viga oma keelt hoida? Meie oleme siin samal ajal pidanud elama üle umbes 1 miljon sõda ja okupatsiooni. Samas, maailmas on ikka väga palju suuremaid keeli, millel pole oma riiki. Näiteks Punjabi keel, mida räägitakse peamiselt India ja Pakistani aladel. Seda räägib emakeelena 150 miljonit inimest. See on rohkem kui üheski Euroopa riigis elanikke ja ometigi ei ole neil oma riiki. Vähe sellest, et eesti keel on Eesti riigikeel. Kuna Eesti on Euroopa Liidu liige, siis eesti keel on ka Euroopa Liidu ametlik keel. Täpsemalt siis 1/24 Euroopa Liidu ametlikust keelest. Ja see tähendab, et kõik Euroopa Liidus vastu võetud seadused, neid nimetatakse määrusteks ja direktiivideks, tuleb tõlkida eesti keelde. Ja kui mõni Eesti eurosaadik peab Euroopa Parlamendis kõnet, siis ta võib seda teha eesti keeles ja tema jutt tõlgitakse teistesse keeltesse. Näiteks katalani keelt räägib 4-5 miljonit inimest, mitu korda rohkem kui eesti keelt. Aga kuna Kataloonia ei ole iseseisev riik, vaid ametlikult Hispaania osa, siis katalani keel ei ole Euroopa Liidu ametlik keel. Mida see meile annab, et meie keelel on nii-öelda oma riik? Näiteks, mis keeles sa koolis õpid? No vot, tänu oma riigile on meil võimalik saada haridust eesti keeles. Mõtled, et see on ju nii tavaline. Meie jaoks jah, aga enamiku maailma keelte puhul mitte. Näiteks räägitakse praegusel Venemaa territooriumil tervet hulka eesti keele sugulaskeeli, nagu näiteks mari või udmurdi keel. Aga marid ja udmurdid ei saa koolis oma emakeeles õppida, sest Venemaal on võimul diktatuur, mis ohustab väikerahvaid ja nende keeli. Loodame, et see olukord ühel päeval muutub. Eesti keel on ka üks väheseid keeli, milles on võimalik saada haridust kõigis eluvaldkondades ja kõigil tasemetel. Lasteaed, põhikool, gümnaasium, ülikool ja ülikoolis kuni doktorikraadini välja. See on maailmas haruldane. Üleüldse saab kõrgharidust maailmas omandada ainult umbes 100 keeles, samas kui maailmas on 195 riiki ja umbes 7000 keelt. Niipidi vaadates on eesti keel maailma üks võimsamaid keeli. Aga mis teeb eesti keele positsiooni veel kindlaks on see, et eesti keeles saab lugeda ja vaadata igasugu kultuurilist sisu. Iga aasta ilmub tuhandeid eestikeelseid raamatuid, tehakse eestikeelset teatrit, eestikeelseid filme, eestikeelseid telesarju, eestikeelseid TikToki ja YouTube'i videoid, nagu näha juures olevalt pildilt. Isegi tehisintellekti juturobotid oskavad väga head eesti keelt ja see muutub neid pidevalt aina paremaks. Räägime eesti keeles. Muidugi, räägime eesti keeles. Anna ainult teada, millest juttu teha tahad. Kas sina arvad ka, et eesti keel on väga lahe?
absoluutselt arvan nii. Eesti keel on tõesti oma olemuselt väga lahe ja omanäoline. Selle kõla ja väljendid on täiesti ainulaadsed, nii et on igati põhjust uhkust tunda. Noh, nagu näed, siis põhimõtteliselt oskab. Nagu ma ütlesin, pidevalt areneb, aktsendiga natuke tuleb tööd teha, aga eesti keeles saab kõike teha. Nii et võime öelda, et eesti keel on ennast väljasuremise vastu päris hästi kindlustanud. Muidugi, ega keel ei saa püsima jääda ilma kõnelejateta. Kui peaksime kunagi jääma mõne teise riigi võimu alla või kui me ise enam eesti keelest ei hooli ja läheme üle mingile teisele keelele, võibki juhtuda, et eesti keel jääb ainult kuskile vanadesse raamatutesse, aga keegi seda enam ei kõnele. Teeme endast oleneva, et nii ei juhtuks, eks? Ega see, et eesti keelel on praegu päris hea positsioon, ei ole tulnud lihtsalt, vaid läbi vaeva ja katsumuste. Näiteks Nõukogude okupatsiooni ajal veel 40 aastat tagasi oli suur oht, et eesti keelega läheb nii nagu mariteod murtidega. Ilmselt seepärast kipume ikka veel suhtuma eesti keelde kui väikesesse ja ohustatud keelde. Me ei ole harjunud mõtlema eesti keelest kui suurkeelest. Aga võib-olla peaksime. Muidu teeme eesti keelele karuteene ja peletame inimesi selle juurest hoopis eemale. Kuidas nii? Esiteks, kas me väärtustame piisavalt eesti keele mitmekesisust? Kui keel on suur, sellel on palju rääkijaid ja selles keeles saab teha kasulikke, olulisi ja huvitavaid asju, siis on loomulik, et keel on ka mitmekesine. Näiteks suur inglise keel on kõigi tema rääkijate peale kokku väga mitmekesine. Näiteks on olemas briti inglise keel, Ameerika inglise keel, Kanada inglise keel, Austraalia inglise keel ja veel hulganisti igasugu murdeid. Samamoodi on mitmekesine ka suurkeel eesti keel. Näiteks on suure eesti keele sees mitmeid väiksemaid eesti keeli. Näiteks lõuna-eesti keel või isegi võro, seto ja mulgi keel, saare keel ja kihnu keel, Kuusalu ja Kodavere keeled. Ja selline mitmekesisus on äge, me võiksime seda rohkem väärtustada. Kindlasti ei tasu suhtuda nii, et kui mõni seto või kihnlane tahab oma keeles rääkida, siis hakata teda takistama, et räägi normaalset eesti keelt. Või oi ei, -1 eestlane, nüüd on eesti keelel ainult 999 999 kõnelejat alles. Teiseks, kas me toetame neid, kes tahavad eesti keelt õppida? Suurtele keeltele on omane, et neile tuleb rääkijaid juurde. Oleme ausad, siin on meil eestlastena veel palju õppida. Kui keegi räägib eesti keelt aktsendiga või mõnede vigadega, siis mida me teeme? Enamasti kas krimpsutame nina või siis proovime leida mõnda muud keelt, mida me mõlemad oskame. Aga see näitab eesti keele suurust, et tal on hulk ukraina või hindi või ikpo aktsendiga rääkijaid. Ilmselt tuleb neid aina juurde, mis teeb eesti keelt veel suuremaks ja tugevamaks. Sellest, kuidas olla eesti keele õppijale toeks, räägin eraldi selles videos. Aga mida siit videost kaasa võtta? Kas eesti keel on pigem suur arenev keel või väike väljasurev keel? Eesti keel on suur keel. Mille põhjal saame seda väita? Eesti keelel on 1 miljon kõnelejat ehk 100 korda rohkem kõnelejaid kui keskmisel maailmakeelel. Eesti keel on riigikeel ja Euroopa Liidu ametlik keel. Eesti keeles saab kõigil tasemetel haridust. Ja eesti keeles saab luua ja tarbida kõikvõimalikku kultuuri ja meelelahutust ning suhelda ka tehisintellektiga. Aitäh vaatamast, ära unusta vajutada telli ja kohtume järgmistes videotes.